Tallinnas Kadrioru pargis toimus heategevuslik sinilillejooks. Täna saab joosta sinilillejooksu, mis tähendab tegelikult, et see on üks suur üldfüüsiline test, milles kaasa saavad teha kõik tsiviilisikud, need inimesed, kes ei tea üldse, mis on üldfüüsiline test. Lapsed said joosta sinilillekese jooksu, kus oli tõesti väga-väga aktiivne osavõtt. Enne jooksu starti pidas kõne president Kersti Kaljulaid, kes võttis ka ise jooksust osa. See on meie pisike panus olla sellel ilusal kevadpäeval tänulik neile, kes Eesti eest on valmis võitlema relv käes. Me aitame neid, me oleme selle üle uhked. Me jookseme ükskõik kas kiiresti või aeglaselt, aga me anname sellega au. Tallinnas toimunud jooks oli sel aastal 4. ning ühtlasi viimane sinilille jooksude sarjas. Jooksust võttis osa üle 650 osaleja ning sündis ka uus rajarekord. See on 3. või 4. kord mul osaleda ja formaat on selles suhtes lahe, et rajad on kiired ja lühikesed, et hea sutsakas. Sinilille jooksult kogutud annetused suunab Eesti vigastatud võitlejate ühing tervisespordi edendamiseks ning veteranide ja nende lähedaste toetamiseks. Ma näen, et see on hästi tore üritus läbi tervisespordi andmaks au kõikidele veteranidele.